Viimasel ajal on aktiivsete maailmarändurite seltskonnas üha rohkem kuulda selliseid märksõnu nagu Vietnam ja Kambodža. Need Aasia piirkonnad on oluliselt turvalisemad kui paljud Euroopaga piirnevad alad praegu. Küll aga on siia pääsemine jällegi omaette keerulisem ja kulukam. Sellegipoolest on mõnusat kohaliku elu meelelahutust ja head kliimat otsivaid turiste siin väga palju ja turism on väga kiires ja tõusvas trendis. Erinevad sihtpaigad Aasias on sooja otsivaid Põhjamaa turiste juba pikemalt huvitanud. Ilmselt on Eestis vähe inimesi, kes pole külastanud Tai kuningriiki. Sotsiaalmeedias uhkustatakse vapustavate reisipiltidega Filipiinidel, Indoneesias, Balil ja muudes sealsetes riikides veedetud puhkustest. Kui varem peeti Vietnamit ja Kambodžat võib-olla mitte piisavalt atraktiivseks ja mugavaks puhkuse sihtkohaks, siis nüüd on huvi ka nende riikide vastu tõusma hakanud. Kuigi räpaseid paiku ja ebameeldivat asjaajamist leidub seal praegugi, pakuvad need riigid huvi just seetõttu, et seal on massiturismi vähem ning naturaalseid piirkondi leidub rohkem. Seega tuleb kiirustada, sest nii Vietnam kui Kambodža on võtnud väga kiireks eesmärgiks jõuda turismi osas samasugusele tasemele nagu Tai. Ning neil on tõsi taga. Igal juhul leidub ilusaid randu Vietnamis piisavalt, näiteks sellisel saarel nagu Phu Quoc, mis on tõesõnul täielik paradiis neile, kes armastavad süüa mereande. Kui rannas lesimine hakkab tüütuks muutuma, võib külastada veeparke või näiteks minna safariparki, kus võib paljude eksootiliste loomadega üsna vahetult pilke vahetada ja nende elupaigast sõna otseses mõttes läbi sõita. Osasid eksootilisi loomi võib aga kohata ka looduses vabalt ringi aelemas. Keda huvitab selle riigi süngem minevik, võib külastada Vietnami sõjaaegset 50ndatel Prantsuse kolonistide rajatud vangilaagrit, kus üsna värvikalt kujutatud õõvastavaid piinamismeetodeid vangide kallal. Kujutatu on kõik reaalselt aset leidnud ning kurb on tõdeda, et kahjuks on sel alal inimeste fantaasia olnud piiramatu. Viimased jubedused leidsid antud vangilaagris aset alles 1971. aastal. Kui aga üritada siseneda Vietnamist maismaa kaudu Kambodžasse, tuleb varuda tõsisemat sorti kannatust, sest asjaajamine ja viisa vormistamine piiripunktis võib võtta terve päeva. Kui aga kõik hakkab lõpuks sujuma ning olles kahe riigi vahelisel alal, tervitavad teid kõigepealt kolossaalsed kasiinod. Peale pikka ja väsitavat passimist piiripunktis tuleb toitlustuse osas paraku leppida äärmiselt tagasihoidlike tingimustega, sest alternatiive käeulatuses lihtsalt pole ning ega tühja kõhuga väga valiv ei saagi olla. Jõudes Kambodžasse Sihanoukvilli ootavad ees taas kaunid liivarannad. Mereanniroogade asemel pakutakse rohkem läänelikku toitu, käibel on Ameerika dollar ning hinnad on pisut kõrgemad võrreldes Vietnamiga. Mainimata ei saa jätta kohalikku soodsaimat taksoteenust, sest rolleri või siis paremal juhul vanaroostes sõiduautol baseeruvaid tuk-tukke on siin jalaga segada. Soovitav on sõiduhind selle juhiga muidugi enne kokku leppida. Üldpildis torkab silma ohtralt seljakotituriste ja marihuanat suitsetatakse üsna avalikult, kuigi seaduslikult on see siin keelatud. Lahedat ja soodsat äraolemist otsivad hipsterid võivad siin majutust leida suisa $5 eest. Muidugi tuleb siis leppida ka väga tagasihoidlike tingimustega, kuid kliima on soe ning toit odav, siis polegi palju vaja. Kellele aga sellest siiski väheks jääb, võib sisustada päevi paadiga kalatripile minnes, snorgeldades, sukeldudes või ümberkaudseid saari avastades. Ühelt selliselt saarelt võib leida ka džunglisse peitunud omapärase lõõgastumispaiga, kus meeleolu väga rahumeelne, menüüs peale toiduga tagasihoidlikud looduslikud rahustid ning soovijatel võimalus bambusest ütis ka ööd veeta. Saar ise kuulub hiinlastele, kes rendivad seda Kambodža armeele, mis rendib omakorda väikest maalappi baaripidajatele. Olgu öeldud, et ehitustegevus siin piirkonnas on meeletu ning kui ka mõni mereäärne hotell peaks juhuse või lühise tõttu maha põlema, kerkib uusi suuremaid ja väiksemaid ehitisi asemele nagu seeni pärast vihma. Sihanoukvillis on muide ka eestlaste poolt rajatud 2 hotelli ning lähemegi külla mehele, kellel mõlema rajamisel käsi mängus. Otres Resort asub Sihanoukvilli lärmakast keskusest pisut eemal, kauni Otres 2 ranna vahetusläheduses. Sa oled siin olnud koha peal juba päris kaua aega, täpsemalt 10 aastat. Juunis saab 10 aastat, jah, mille ma siia esimest korda tulin. Et ma tean küll, et sa käid Eestis vahel harva, aga ilmselt vist tõenäoliselt talvel sa sinna ei tule ja kuskil Suusamäel sind sealkandis ei näe, eks?
kindlasti mitte, ma olen täielgi nagu päikese ja suve inimene ja suvel on tore Eestis käia ja seal olla 2-3 kuud, aga ülejäänud ikkagi siin ja mu elu on praegu siin ikka rohkem. Aga mille poolest Kambodža näiteks on selline koht, kuhu võiks turist tulla puhkama, lõsutama, õlut jooma? Ta on kindlasti maailma vaadates ikka turvaline riik täna, kuhu tulla. Et siin see budism on rahumeelne religioon ja nad ei ole agressiivsed, nad on sõbralikud väga. Siin on turistile kõik olemas, toit, ilusad saared, vaatamisväärsused, templid, kõik, mis ükseks toredaks puhkuseks vaja on. 10 aastat tagasi, kui ma siia tulin, ja siis siin linnas ei olnud sisuliselt midagi. Sihanoukville on üldse väga noor linn, ta ju alles eelmisel sajandil 60-ndatel alles hakati ehitama seda. Just eestlaste jaoks ongi Kambodža nagu avastamata riik veel. Tais on väga paljud käinud, siia võib-olla ei julgetud tulla veel, ei teadetud, mis siin toimub ja nii edasi, et meie siis oma äripartneritega avasime selle riigi eestlaste jaoks võib-olla. No see hotell, kus me praegu oleme, mida sa siin majandad, see on sinu jaoks ju teine hotell tegelikult. Jaa, ja see on natuke üle aasta aega nüüd mul lahti olnud. See on linna kõige paremas, kõige puhtamas, kõige rahulikumas rannas. See on tõesti peredel väga turvaline ja võivad julgelt tulla. Kõik on olemas, mis nagu vaja. Mäletan ühte lugu kuskilt ajalehest, kui sa rääkisid sellest, kuidas te siis kunagi ammu seda nii-öelda esimest hotelli ehitasite koos oma kaaslastega, et seda lugeda oli küll natukene nagu uskumatud, kus tõesti nagu niimoodi ehitatakse maju ja nad seisavad püsti ja kokku ei kuku. Me tegime projekti ruudulisele paberile ja andsime poistele, et hakake nüüd pihta rõõmsalt. Ise seisime kõrval ja kui vaatasime, et väga vilt tuleb midagi, siis lasime ümber teha, aga jällegi, kõik nad niimoodi tegid, ehitusluba ei olnud selle ajal vaja, nüüd juba on õnneks asjad natuke edasi läinud. Igal juhul ühte ma võin öelda, et kui te siia Kambodžasse ja Sihanoukville'i kanti satute Otrese randa ja teil võib-olla mingil hetkel on sellest kohalikust toidust natukene kopp ees, siis tulge Otres Resorti, teate, et siin on Eesti kokad ja toit on siin tõesti väga hea, omal nahal järgi proovitud. Cheers! Cheers! Kui öösel und ei tule või palavus magada ei lase, võib minna päris džunglisse, kus eemal asustusest peetakse igal kolmapäeval pidu nimega Kerfuffle. Päris raha asendab funny money ja õhkkond on sõbralik ning vabameelne. Pidu kestab tavaliselt kuni kella 10 hommikul. Kui sa tahad Kambodžas korralikku pidu saada, siis sa pead linnast välja tulema ja täpselt just siin me praegu oleme. Selle peo nimi on Jungle Party või midagi taolist ja selliseid korraldatakse üle maailma veel. Kõik, mis siin toimub, on täiesti ehe. Muusika on 20 aastat vana house. Herb, mida suitsetatakse, on pärit täpselt loodusest ja toss ei tule mitte tossumasinast, vaid toss tuleb otse lõkkest. Vamos todos a bailar, ven conmigo a disfrutar. Dame todo tu sabor, tu mirada. Huvitavaid sündmusi aga toimub veel. Näiteks head toitu, elusmuusikat ja lihtsalt lõõgastavat olemist lubab Otres Market. Siit võib ka riidekaupa osta või omale mõne ehte lunastada. Öö saabudes mängivad muusikat DJ'd. Aga kõige populaarsem koht Otres Beachil on siiski rand ise, kus õhtuhakul niisama hea lõõgastuda, musitseerida või nautida imeilusat, justkui magnetina mõjuvat päikeseloojangut, mis õhtul kella 6 ajal siia tuhandeid inimesi kokku meelitab.